Meil on rõõm öelda teile kõigile tere tulemast Lihulasse. Tere tulemast vabatahtlike üleriigilisele tunnustusele Märka vabatahtlikku. Tegemist on tunnustustega, mida antakse välja aastast 2005. Algselt tunnustati vaid vabatahtlikke, siis aastast 2011 lisandus tunnustusele ka vabatahtlike kaasaja. Kultuurikeskus, mõisahooned, oma gümnaasiumi, oma kaitse mõnus täna siin olla. Aga see aktiivne vabatahtlik toimetamine kogukondades ühes öelda kõigile 114 tunnustusele esitatud kandidaadile. Ma olen täiesti veendunud, et nad on ilusad, alanud jõuluaega ja mis peamine, võtke aega enda jaoks. Kas Eestis on vabatahtlike tegevusel veel ruumi? No Eestis tehakse täna juba nii palju vabatahtliku tööpäevi, nagu ühes väiksemas maakonnas inimesed teevad tavalisi tööpäevi. Aga loomulikult, kui meie südames on ruumi, siis on ka veel ise tegemisele ruumi. Mina usun sellesse, et mida efektiivsem on meie töö, seda vähem on see meile füüsiliselt kurnav ja seda rohkem jääb meil ehk ressurssi tegeleda iseenda, oma pere, oma kogukonna toetamisega. Ja nagu me näeme, siis tegelikult Eesti tsiviilühiskond ongi ju väga kiiresti arenenud just viimasel 10 aastal. Nii nagu ka meie elatustase on tõusnud, samamoodi on arenenud ka vabatahtlik töö. Muudatuste rakendamine ja juurdumine võtab veel aega ning tema töö tulemusi saab kindlasti jälgida ka aastatel. Kaitseliidu liikmeks 22. novembril 1909 saavad osa 10 000 õpilased. Tiina on tagasi kooli algatusega seotud tänaseni. Suuresti tänu Maarjale on teraapiakoera tiime hetkeseisuga üle 70. Lisaks sellele on Maarja eestvõtt demonstreerida, kuidas lugemiskoerale ette lugemine käib. Kui suur oli see teie üllatus, kui oma nime lugesite nominentide nimekirjast? Kui suur saab üks üllatus olla? See oli väga suur ja sellele järgnev liigutus, kui ma sain teada, kes nomineeris ja üldse see, et kui sa vabatahtlikuna töötad, siis sa ei mõtle selle peale, et sa ei oota tunnustust, aga seda liigutavam on, kui see tunnustus sinuni jõuab. Teraapiakoerad on tõesti tavalised koerad, aga nemad koos oma toredate omanikega leiavad, et nad teevad läbi kadalipu teste ja eksameid ja koolitavad ennast selleks, et kedagi, kes vajab tuge või abi, on see väikene laps, kes õpib lugema või on see erivajadusega inimene, kellel on võib-olla suhelda teiste inimesega raske. Nad lähevad appi. Vahest piisab ainult sellest, et käiakse tund aega nädalas lastehaiglas külastusel, aga võib-olla tuleb võtta ette selline pikemaajalisem töö koos mõne terapeudiga. Nii et selle töö iseloom on hästi erinev, aga olemus selles, et kui sul on väga tore sõber, kellega sul on hea side, ja sa leiad aega ja võimalust panustada kogukonda selle läbi, et sa seda kontakti võimaldad ka teistel. Üks 10 aastat tagasi, kui ma alustasin väga aktiivselt selle vabatahtliku tööga läbi Lions klubi ja siis, kui ma panin enda koolijuhiameti maha, siis üks tore seltskond istus kokku ja mõtlesime, et oleks vaja aidata neid noori, kellel veidi probleeme põhikooli lõpetamisega ja sealt see läks. Millised on siis probleemid põhikooli lõpetajatel? No vahel on neil lihtsalt jääb sellisest toest puudu, kes oleks täiskasvanu, kes neid kuulab, kes alati motiveerib neid, annab neile positiivset tagasiside, aeg-ajalt õpetab ka neid sotsiaalseid oskusi, kuidas suhelda ja kuidas iseendast aru saada. Nii teie edulood? No, kui me alustame, siis minu meelest oli suurepärane see, et me algul võtsime põhikooli lõpuklassi õpilasi ja meil õnnestus see, et need lapsed kõik lõpetas kooli ja nad jätkasid ka õpinguid edasi. Isegi üks õpilane gümnaasiumis, teised kutsehariduses, et selles mõttes on see
milline on tagasiside? Tagasiside on siiani olnud hästi positiivne. Positiivne ka laste poole pealt ja ka täiskasvanute poole pealt, kes sellega natuke seotud on linnas juurde tulnud ja inimesed on öelnud, et kahju, et sellist ettevõtmist ei olnud sel hetkel, kui nende lapsed olid väiksed, kui neil olid raskusi ja probleeme. Aga kindlasti igas maakonnas, igas linnas on see abivaja seltskond olemas. Nii, aitäh ja tutvustage ennast. Leini Vahtras, MTÜ Oovutu Keskus, juhatuse liige. Tuleb veel üks igaks juhuks. Aitäh! Toimub Eestis veel palju muudki head. Palume kodukuubil. Midagi olla ja midagi suuta. Midagi liikuma panna ja see on see samm, mida sageli enam teha ei jaksa ega jõua.